Riik on otsustanud kaotada tasuta ühistranspordi. Tallinna linn, kus ühistransport on olnud alates 2013. aastast kõigile linlastele tasuta, seda teed aga ei lähe. Mina olen rõõmus või õnnelik, see on ikka väga 5+, aga praegust on niisugune tunne, et suts, käin sugulase pool ära, kes on viletsam, näed viinikasuseid asju ja tulen 3 tunni pärast tagasi. Hästi lihtne on tasuta asjadega ära harjuda, üldse ei väida vastu. Kasulik ikka, et saab tasuta sõita ja rongi saab kasutada, et saab päris kiiresti liikuda. Mulle tundub, et riigi otsus lõpetada tasuta ühistranspordi kontseptsiooni ei ole praeguses olukorras õige, kuna täna tasuta ühistransport ei ole ainult võimalus liikuda ühest punktist teiseni, see on ka universaalne sotsiaaltoetus. Üha enam linlasi on hakanud eelistama ühistransporti autole. Oma osa on seal mängida kindlasti ka just tasuta ühistranspordi võimalusel. Viimase aastaga on pealinnas ühistranspordisõitude arv kasvanud 32%. Aastal 2022 oli Tallinnas üle 100 miljoni reisija. Piletisüsteemi info kohaselt kasutab Tallinna ühistransporti keskmiselt 1 kuu jooksul 280 000 erinevat inimest. Kui siin on inimesed, kes pooldavad tasulist ühistransporti, et sellega parandatakse liini täituvust, siis ma olen natuke skeptiline. Tallinna linnas on praegu kõik väga selgelt ära kaardistatud, kus bussid sõidavad ja minust on leidnud kõige efektiivsem lahendus. See oleneb ka sellest poliitilisest otsustest, kas me tahame Tallinna linna rohelisemana näidata, kas meil on rohkem sõiduautosid kesklinnas või ei ole. Mina ütlen, et hetkel meie infrastruktuur vist ei ole päris selliseks mahuks valmis, et ühistransport teha tasuliseks. Käesoleval aastal on tasuta ühistranspordi jaoks linna eelarves ette nähtud üle 120 miljoni euro. Tallinna ühistransport ei ole kunagi riigi poolt toetust saanud.